2-osaline dokumentaalsaade toob vaatajateni eestlaste traagilised katsumused vaktsiinijärgsete tüsistustega. Kui ma oleksin teadnud, et see vaktsiin mulle niimoodi mõjub, siis ma kindlasti ei oleks seda teinud. Koroonavaktsiin on säästnud miljoneid haiglaravist ja surmast, kuid harvadel juhtudel võib vaktsiin ise põhjustada raskeid tüsistusi või lausa surma. Ma olin sisult arvestanud sellega, et kuidas ma oma maist vara laiali jaganda. Milline näeb välja elu pärast saatuslikku vaktsiinisüsti? Kõik mu päevad mööduvad valudes. Kõik lihased võdisesid niimoodi nagu siis Parkinson. Kas nad saavad vajalikku abi või on nad jäetud üksi? Ühiskond on mind jätnud kuidagi ripakile selle probleemiga. Rahvusvaheliselt eduka ekstreemtriatleedi Heiko Sepa ja tema arstitudengist abikaasa elu Norras varises päevapealt kokku, kui pärast vaktsiini sai ideaalsete tervisenäitajatega Heikost raskete tüsistuste käes vaevlev sant. Asjad hakkasid järjest kehvemaks minema, hakkasid tugevamad lihasvalud, ringkerevalud, käed-jalad tõmblesid kogu keha. Vaktsiinijärgselt tekkisid tõsised hingamisraskused, lihastõmblused ja piina tekitavad liigesevalud. Enne vaktsineerimist oli Heiko tipptasemel sportlane ja tema tervis oli laitmatu. Spordiga olen ma tegelenud nii kaua, kui ma üldse mäletan. Noorena olen Eesti meistrivõistlustel igat värvi medaleid saanud. Kui Norra kolisin, hakkasin tegelema triatloniga. Heiko kuulub maailma edukaimate ekstreemtriatleetide hulka. Et Heiko on üks nendest vendadest, kes võib teha mida iganes. Et ta on teinud siin järjest mitmeid Ironmani võistlusi, ühes hooajas neid palju teinud. On teinud treeninguid, mis on täiesti absurdsed, kehaliselt väga võimekas sportlane. Ekstreemtriatlonidel on Heiko võitnud muljetavaldavaid poodiumikohti. Esimene koht Prantsusmaa Evergreen Endurance'il, teine koht Alaskamanil, kolmas koht Norra Ironmanil ja Šotimaa Seltmanil. Mida raskem on võistlus, seda paremini Heikol seal läheb. Ja sellisel ekstreemtriatlon nagu Norseman, seda võistlust on lõpetanud tipu lähedal. As we look at Heiko Sepp making the climb there. For an Estonian living here in Norway. He's working and racing for one of our main sponsors. We had over 3,000 applicants who wanted to take part in this race. It is indeed Heiko Sepp from Estonia. He's striding in 10th position. He's managing to stay on his feet. One of very few competitors who managed to stay on his feet. Heiko iga-aastaseks lemmikkatsumuseks on Norseman, mida peetakse ka maailma üheks kõige raskemaks spordivõistluseks. Võistlushommikul tuleb hüpata jääkülma fjordi ja ujuda 3,8 kilomeetrit. Mul läks niigi 15 minutit kiiremini, kui ma vaatasin. Järgneb 180-kilomeetrine rattasõit, millest esimesed 40 kilomeetrit tuleb mäest üles sõtkuda. Lõpetuseks tuleb joosta 42-kilomeetrine maraton, millest 17 kilomeetrit on halastamatu mäkketõus. Finišijoon on pea 2 kilomeetri kõrgusel mäe tipus. Heiko filosofeerib juba siin lõpuminutitel tuleb Heiko Sepp. Saabus pandeemia ja sportlased olid võistlustel osalemiseks sunnitud vaktsineerima. 16. septembril sai Heiko vaktsiinisüsti, mis muutis kogu ta elu. Õhtul hakkasime elukaaslasega magama, sättima. Ühel hetkel lihtsalt ei suutnud enam hingata. Apnik ei tulnud kuidagi läbi, olin seal voodis kägaras. Valus oli hingata. He was just laying. He had hard time breathing and he was really pale, like almost dead. Haiglas midagi iseenesest paremaks ei läinud, aga saadeti koju. Ja siis hakkas see nagu rulluma. Olin nädal aega kodus ja
asjad hakkasid järjest kehvemaks minema, hakkasid tugevamad lihasvalud, ringkerevalud. I remember I always hear like he will tell me like, oh, I have hard time breathing almost every day. Hingamisprobleemid muutusid hullemaks, liigese valub, ma ei suutnud kõndida. Imelikud, need ei ole nagu värinad, ma nagu käed-jalad tõmblesid kogu aeg, kogu keha ja see oli siuke päris hirmus aeg. He like shaking, I think that's kinda it worries me and him because he's thinking maybe he have Parkinson, but I'm always like, no, I don't think you have Parkinson, but it's just, I don't know what is this that you're shaking and muscle cramps and leg pain and everything. So it's kinda, yeah, it was kinda scary moment. Haiguslehel olen ma septembris saati, sellest ajast peale, kui ma kukkusin haiglasse. Kui mul olid raskemad ajad, siis mu igapäevane rutiin oli põhimõtteliselt saada kuidagi endaga hakkama. Et üleüldse saada voodist välja, saada magamistuast teiselt korruselt esimesele korrusele kööki ja suurde tuppa. Proovida kuidagimoodi lapsed lasteaeda viia ja see oli siuke paras katsumus. Kui ma tuletan meelde siin siukest novembrikuud, kus mul oli vist kõige kehvem aeg üldse, siis olid mõned hommikud siuksed, et kus ma ei suutnudki põhimõtteliselt voodist välja tulla, et mul kaasa käib ülikoolis ja tööl samal ajal, siis pidi ta veel lisakohustuseks viima veel lapsed lasteaeda ja tooma lapsed lasteaiast. Et see oli päris siuke karm aeg. Mitte ainult mina tegelikult ei kannatanud, et selle ajal kannatasid kõik kodus. Just getting up from the bed, it's kind of hard for him, so I have to be there with the kids and take care of be there both physically and mentally, and then at the same time I'm studying, working, and mom, so everything is just kind of difficult, but now it's getting better. Now it's we adjust well and we find the routine that what works for us. Praegu ma olen juba päris heas vormis, et hommikul loomulikult ma ei saa esimese hooga trepist alla. See tähendab seda, et ma pean kõigepealt voodis ennast mingi 10-15 minutit venitama, et üleüldse jalad ja liigesed tööle saada. Hommikud on kõige keerulisemad ajad, et ma ei saa nagu korralikult käima ennast. Päeva peale läheb natuke paremaks kõik. Heiko pidi palju vaeva nägema, et arstid tema vaktsiinikahjustust üldse tunnistaks. Kui ma poleks saanud paberit, et mul on vaktsiiniga seotud, siis oleks asjad väga kehvad. Selle võrra on mu elu palju lihtsam, et ma saan rahulikult kodus olla, käia päevast päeva rehabilitatsioonis ja ei pea nagu muretsema eriti asjade pärast. Varem kogu aeg öeldi mulle, et ma ei paista nagu 40-aastane välja, siis praegusel hetkel on just siuke tunne, et nagu oleks 2 korda 40, et kõik on väga aeglane ja uimane, et proovid küll asju teha nagu nii kiiresti kui võimalik, aga lihtsalt keha ei tule järgi. Praegusel hetkel mu elu ongi ainult lapsed ja kodu ja rehabilitatsioon. Et siukest nagu tavaelu, kus sotsiaalset elu tegelikult puudub. Praegu viisime lapsed ära, nüüd me sõidame edasi taastusravisse. Siin see on Kothab rehabilitatsioonitsenter, kus kohas ma käin siin iga päeva, nagu esmaspäev, kolmapäev ja reede. Siin ma olen hästi suured muutused on toimunud sellest hetkest peale, kui me siia tulime. Väga head arstid on,
ja väga-väga positiivne treener on, et see mulle hästi meeldib, et see on nagu kuidagi rõõmuga teed kõike, mis sa teed. Et ma ise tunnen, kuidas moodi muutused toimuvad. Pärast pausi. Vaktsiinikahjustuse teema on väga põrandalune teema, et sellest ei taha keegi rääkida. Minu lihased ei tööta enam siiamaani piisavalt hästi. Ma kipun öösiti lämbuma aeg-ajalt. Heikol tuleb taastusravis valusid trotsides vaeva näha. Kui sa siit nagu taastusravist välja tuled iga päev, on siuke tunne, nagu oleks tappa saanud. Hommikul kell 9 hakkab trenn pihta. Hakkame liigeseid soojaks tegema. Minu jaoks on see kõige raskem osa päevast, kui on esimene pool tundi. Ainuke vaba päev, kus ma trenni ei tee, on mul pühapäev. Heiko meenutab humoorikat lugu, kuidas ta tegi taastusravis olles esimesi jooksusamme. Ma jooksin siin esmaspäeval võidu ühe 67-aastase vanema naisterahvaga, et ta naeriski, et läheb kodus, ütleb mehele, et näed, jooksis siin ühe Ironmanilt eest ära. Saate tootmise käigus kogutud 10 võimalikest vaktsiinikahjustunute lugudest selgub, et tervisesüsteem ei tunnista vaktsiinikahjustusi. See, kuidas moodi välistati ühe hetkega vaktsiin inimesel, kellel puudub eelnev haiguslugu, absoluutne igasugune haiguslugu. Sellest ei taha keegi rääkida, mingist vaktsiinikahjustusest. Kui Heiko esimest korda haiglasse sattus, siis ei leitud uuringute käigus ühtki probleemi südamega. Aga kuna sümptomid olid selliste südamelihaste põletiku sarnased, siis kirjutati mulle südamelihaste põletik ja all oli suurelt rasvaselt kirjas, et see ei ole tekitatud vaktsiinist. Edasi käisin ma 5 või 6 nädalat järjest perearsti juures, kes mul soovitas aina puhata. Kodusel ravil olles süvenesid Heiko hingamisprobleemid, rasked lihastõmblused, jäseme ja liigesevalud. Siis otsis ta mulle spetsialisti ja selle spetsialisti ajaks kardioloogi juurde sain ma 14 detsember. Sellel hetkel ma nagu otsustasin, et kui ma niimoodi käin arstide juures, siis ma suren ennem ära, kui ma ükskord abi saan. Läksin edasi erakliinikusse. Erakliinikusse pöördumine oli äärmiselt kulukas, kuid sellest sai Heiko päästerõngas. Raha olen ma kulutanud sinna puhtalt erakliiniku peale 8000 eurot. Aga ma olen väga-väga tänulik nendele, et kuidas moodi seal käisid asjad hästi professionaalselt. Arsti sõnul kinnitasid testid, et Heiko tervisenäitajad on ideaalsed. Testid olid samamoodi kõik puhtad ja ütles, et kui mõni muu arst vaataks mu teste, ta ei lihtsalt testide järgi ta ei ütleks, et ma olen 40 aastane. Vaid Heiko koormustesti näit oli katastroofiline. Kui ma istusin ratta peale, ma ei pidanud põhimõtteliselt ratta peal tööd tegemagi, kui pulss läks kõrgele kuni 180 peale. Alles immunoloogi tehtud uuringutes leiti, et Heiko immuunsusega on midagi valesti. Aga immunoloog oli esimene arst, kes kirjutas paberile, et ei saa välistada vaktsiini. Mul on immuunsüsteemi mingid tõrked. Et jõuda paberini, mis ütleks, et mul on vaktsiinikahjustus, võttis päris pikka aega. Olen saanud lõppkokkuvõttes väga head abi. Õhtuti ma juba saan kõndida inimese moodi, ma veel ei jookse. Kohtusime Heikoga veebruari alguses. Taastusravi oli edukas ja aprillis suutis Heiko juba ratast sõita, ujuda ja teha lühikesi jooksutrenne. Teeb nagu rõõmsaks tuju. Tunned, et nagu asjad hakkavad paremuse poole minema. Kuigi käisin siin 2 või 3 nädalat tagasi reumatoloogi juures, kuna mul on jätkuvalt liigesed teevad mingit
väga imelikke hääli ja nad lihtsalt nagu siuke tunne nagu liigeseid vahepeal polekski. Mis siin ikka tuleb aga edasi trenni rahmida ja saab äkki päris terveks nagu ma varem olin. Is in good direction and also me and the kids and everything around us. Tunnustatud vähiarst ja riigikogulane Hele Everaus leiab, et vaktsiinikahjustustest tuleb kindlasti rääkida, kuid seejuures ei tohi unustada, et koroonavaktsiin on juba päästnud ja päästab ka tulevikus miljoneid elusid. Ma arvan, et ikkagi on hea, kui me kuuleme, et missugused riskid on ka vaktsineerimisel, aga suuremad riskid on ju ilma vaktsineerimata haiguste põdemisel läbi siis surmariski. Maailmas on miljardeid doose manustatud, et vaktsiinide kõrvalnähud on ikkagi väga ebatõenäoliselt. Endine Terviseameti tippjuht ja täna õiguskantsleri nõunikuna töötav Martin Kadai sõnul ei tohiks vaktsineerimisega kaasnevaid riske üle ega ka alahinnata. Vaktsiinid nagu ravimigrupina on üsna hea ohutusega ravimid. Vaktsiinidel on selge kasu. See kasu ületab vaktsiini kasutamisel kaasnevad kõrvaltoimeriskid. Aga need riskid on olemas ja minu hinnangul neid riske ei tohi kuidagi alavääristada, neid ei tohi ära peita, neid inimesi tuleb kohelda väga inimlikult, abistavalt ja mõistvalt, sest need inimesed tegelikult on sellest vaktsiinist ootanud kasu, aga paraku on nad sellega saanud ka kahju ja juba nagu psühholoogiliselt tuleb selle nii-öelda tõsiasjaga arvestada, et mida need inimesed võiksid nagu läbi elada. Õnne-Ann Roosvee on Eesti muusikamaastiku tunnustust vääriv pärl. Ta on kõrgelt hinnatud koorijuht, kontsertmeister, dirigent, pianist ja laulja. 2020. aastal valiti aasta naiskooriks just Õnne-Anni juhitud noorte naiste koor Kevad. Õnne-Annile omistati parima dirigendi eripreemia. Ma lihtsalt tahan minna lavale, ma tahan seal anda publikule mingit emotsiooni, tahan oma koorilauljatele anda emotsiooni. Õnne-Anni dirigeeritud naiskoor on noppinud nii Eesti kui ka välismaa koorifestivalidel muljetavaldavaid auhindu. Kui välismaal oled, siis see on ka ikkagi tore olla Eesti muusika edasikandja, tutvustada selle Eesti kultuuri, mis on tegelikult väga kõrgel tasemel ja kindlasti välismaal näiteks väga tuntakse huvi meie vastu ja alati kiidetakse ka pärast kontserti. Et mis puutub minusse endasse, siis lihtsalt, see on lihtsalt nii hea. See on minu elu. Muusikuks saada oli Õnne-Anni eluteele justkui sisse kirjutatud. Kirg muusika vastu tekkis juba päris noorena. Aga mingi pisik selline on, sest mul mõlemad vanemad kumbki ei ole muusikud, aga ma käisin lasteringis ja sealt see lasteringi õpetaja siis soovitas panna mind muusikakeskkooli. Kord Viljandis ma arutasin õhtul järve Muusikakeskkoolis sai Õnne-Ann endale pinginaabriks Mart Sandri. Õnne-Ann ja mina alustasime muusikuteed koos, nimelt muusikakeskkooli esimeses klassis, kus me olime teineteise elu esimesed pinginaabrid ja nii kohe päris mitu pikka aastat. Ja eks kõik tollal leidsid, et ilmselt me kunagi abiellume. Aga näed, päris nii ei läinud. Aga oleme veel mõlemad vallalised, nii et see võib veel ette tulla. Ta on muidugi tohutult produktiivne muusik, nii selles
mida ta teeb lihtsalt lavadel ja kontsertsaalides ja kirikutes, kui ka näiteks plaadistamise mõttes. Meie klassist tuli päris palju tegutsevaid muusikuid, aga mul tundub, et tema ja mina juhime välja antud plaatide arvu koha pealt. Soovin, armas Õnne Ann, et sul saab kõik korda ja kiiret paranemist. Pärast vaktsiini sai energilisest ja töökast Õnne Annist täielik inimvare. Ja ma läksin vaktsineerima siis 21. oktoober. Ma ei uskunud, et see nii raskelt mõjub. Õnne Anni tõsised terviseprobleemid algasid juba sama päeva hilisõhtul ja kestavad juba üle poole aasta. Õhtul läksin rahulikult koju, siis mul ei olnud veel mitte midagi. Ja kuskil kell 11 ma korraks suigatasin ja kui ma siis uuesti nagu ärkasin, siis ma ei saanud aru, kus ma olen, kes ma olen, mis minuga üldse on. Sest et ma olin kusagil nagu teises maailmas täiesti. Siis ma hakkasin muidugi, leidsin omale, mul on see, millega palavikku mõõta, et vajutad nupule, kohe näitab ja see oli peaaegu 40. Ja see, mis ma saan öelda, et see 40 mul peaaegu jäi 10 päeva. No ta läks nii 39,6 ja 39,4, aga üldiselt nii. Ja absoluutselt oli kadunud mulle, siis ma ei suutnud käia. Kõik lihased võdisesid niimoodi nagu siis Parkinson. Mitte nüüd täiesti niimoodi epilepsia, aga lihtsalt niimoodi kogu aeg oli võdin. Kõik luud, lihased, kõik valutasid. Ma olin praktiliselt pime, ma ei näinud midagi, ma kompasin, kuna ma olen, ema hooldaja. Et ma olin 4 käpaki lihtsalt hooldasin teda, sest ma ei suutnud püsti seista. Mul liiveldas kogu aeg pea, käis nii kohutavalt ringi. Ma olen olnud kogu aeg terve inimene, mul ei olnud mingeid liigesse, mingeid luival, mitte midagi. Ja siis ma isegi ei suutnud tõsta näiteks kruusi ja ma olin söömata 2 nädalat praktiliselt ja 14 kilo läks kaalust alla. Õnne Ann ei julgenud ka haiglasse pöörduda, kartes, et raskelt haige ema jääb suure tõenäosusega üksi. Hirm oli õigustatud, kuna ta ei ole kunagi varem saanud perearstikeskusest voodihaigetele vanematele hooldajat. Ma olen ema hooldaja, ma olen üksik inimene ja mul ei ole mitte kedagi kunagi abis käinud. Ta on viimase staadiumi vähihaige. Pereõde ei tule koju mitte kunagi. Õnne Anni esimesed 2 vaktsiinijärgset nädalat olid kõige põrgulikumad, kuid pikk nimekiri tüsistustest on jäänud vaevama juba üle poole aasta ja ta kardab, et tervis on jäädavalt rikutud. Nüüd on läinud üle poole aasta, ega mul ei ole tulnud väga palju. Mul on ikkagi need tervisekahjutsused alles. Et on küll mõtteid, et ei tulegi enam tagasi. Õnne Annil ei olnud enne vaktsiini mitte ühtegi tervisekaebust ja väga erinevad tervisehädad vallandusid kohe pärast vaktsiini. Ma olen väga-väga terve inimene olnud terve elu. Haige olen ma väga-väga harva olnud. Õnne Ann meenutab, kuidas enne vaktsiinisüsti suutis ta väsimatult teha tööd, mida ta armastab. Ja töö ei väsita mind kunagi. Kui sulle meeldib seda teha, inimestega suhelda. Vaktsiinijärgselt on igapäevased kaebused, hingamisraskused, nõrkus, südameprobleemid, liigese- ja lihasvalud, tugevad peavalud ja jäsemete halvatuse tunne. Mis mind kõige rohkem häirib, on see, et ma ei suuda kiiresti käia, ma hakkan hingeldama ja mitte vähe, vaid et ma ei suuda pikka maad käia. Ja kuna laulmise juures on väga tähtis hingamine, siis ma ikkagi tunnen, et ma ei saa täiesti teha seda, mida ma enne vaktsiini sain, et minu laulmise see hingamine tugi on ära läinud. Esimese haldi alumine. Ja siis siiski luu ja liigese valud on jäänud ja südame pekslemine ka. Ja õhupuudus on ka, mis mul ei ole ka kunagi olnud. Pärast vaktsiini tabavad Õnne Anni jalgu ja käsi halvatustunne. Näiteks täna hommikul ka ma korraks olin ja siis pidin tõstma oma kätt niimoodi, et
ja siis hakkad tegema nagu omale sellist massaaži, et tuleks nagu tagasi selline, et ta vahepeal nagu sureb ära lihtsalt. Näiteks täna hommikul mul oli väga halb olla, täitsa kohe iivelda oma ajas ka. See on ikkagi kohe kohutav peavalut, ma pean mingid ibuprofeene sööma. Õnne-Anni ei suunatud uuringuid tegema. Aga mingit abi ma kusagilt küll ei saanud. Et perearst mulle siis helistas esimest korda selle 20 aasta jooksul, ütles, et tuleb võtta siis 8 tabletti paratsetamooli. Õnne-Ann on Eesti tervisesüsteemis sügavalt pettunud ja käega löönud. Vanematele parema abi saamiseks on Õnne-Ann aastaid üritanud perearsti vahetada, kuid kõikjalt tuleb vastus, et pole kohti. Nüüd on abita tema ise. Ma ei tea, kui palju ma pean siis pöörduma või kuhu ma pean pöörduma, sest ma olen kõik oma töö, oma jõu, oma armastuse andnud Eesti Vabariigile. Et ma tegelikult ootaks, et perearst või keegi siis nagu aitaks rohkem, kui ma pöördun sinna. Inimestele, kes tunnevad, et neid on nagu üksi jäetud, tahaks ma öelda, et esiteks mul on kahju, et see on niimoodi olnud. See ei tohiks niimoodi olla. Ühes arenenud riigi tervishoiusüsteemis inimesed ei tohi jääda kuskile hammasrataste vahele. Niimoodi see näitab, et lihtsalt meie tervishoiusüsteem ei ole selle situatsiooni ja nende inimeste situatsioonideks kohati valmis ja see valmisolek tuleb tekitada ja selle nimel püüan mina ka tegutseda. Nii et mina olen igal juhul valmis alati kontaktisikuks olema selles mõttes, et kui ma saan, siis ma püüan ka päris ka personaalselt aidata. Tunnustatud koolitajal Riina Kütil tekkis pärast vaktsineerimist tõsine närvikahjustus. Enne vaktsiinisüsti oli Riina energiline ja erakordselt ettevõtlik inimene. Ta on teeninud ohvitserina Kaitseliidus, Kaitseväes ja Kaitseministeeriumis ning ta on olnud Kaitseliidu kooli ülem. Riina on juba aastakümneid panustanud suurelt naiskodukaitseorganisatsiooni arengusse. Kaitseväelane puhkab siis, kui kogu töö on tehtud. Riina elutööks on olnud täiskasvanute koolitamine, olles paljudele juhendajaks ja teenäitajaks. Riina töö on olnud paljudele elu muutev. Mul on kogu aeg meeldinud panustada inimestesse ja ühiskonda. Anda inimestele mingi selline väike müks, julgustamaks neid edasi minna või lendu tõusma. Ja see loomulikult on olnud minu jaoks väga, väga inspireeriv. Väga paljud inimesed on mulle tagasi peegeldanud oma tänu. Ka kõige esimesena praegu mulle vast meenub selline 2 aasta tagune lugu, kus inimene tõesti ka ühel üritusel tuligi täpselt niimoodi ligi ja ütles, et tänu sinu koolitusele ärkasin ma ellu. Ja tõesti, ma nüüd näen tema tegemisi ja ma saan öelda, et jaa, et tema elul on uus suund ja see rahuldab teda rohkem kui tema varasem elu. Riina hea töö ei ole jäänud märkamatuks. 2019. aastal sai ta presidendilt teenetemärgi. Eelmisel aastal tunnustati Riinat aasta koolitaja tiitliga. Laureaat on Riina Kütt. Riina on oma tervisesse suhtunud pühendumusega. Ta on toitunud tervislikult, harrastanud joogat ja karastanud end aastaringselt. Enne vaktsiini oli Riina tervis korras. Ma olen kogu oma varasema elu tundnud oma kehas ennast väga hästi. Ma olen olnud oma kehaga sõber. Minu keha on olnud minu hingekodu. Mul ei ole olnud püsivat haigust, ma ei ole tarvitanud pidevalt ravimeid. Mul on meeldinud elada sellist tervislikku elu. Et ma olengi ennast väga hästi tundnud, nii füüsiliselt kui vaimselt. On andnud mulle tõesti sellise energia ja võimaluse panustada väga mitmel rindel. Pärast vaktsineerimist tekkis kõige esimese sümptomina vaktsiinisüsti saanud käe halvatus ehk jäseme suremine. Ja kohe öösel tabas mind käe parestees. Käsi suri ära. Selline halvatuse tunne, kus torkiva valuga. Hästi tugevalt tegelikult suri. Ja ka päeval hakkas see tekkima, et autoroolis vasak käsi äkki sureb ära. Et see oli muidugi päris selline ikka kummaline. Nädal
pärast süsti ärkasin ma öösel selle peale üles, et mu mõlemad käed olid väga niimoodi valudega, sellised liikumatud, eks ole, halvatud. Ja järgmisel päeval levis see siis ka jalgadesse. Sest sealt liikuski edasi mul sellisesse näopiirkonda. Mul ei avanenud augusti keskel näiteks üks silm hommikul, sest lihtsalt silmanärvid ei töötanud. Pikk intervjuu oli Riina jaoks vaevarikas ja väsitav. Intervjuu vältel olime tunnistajaks vaid mõnele mitmetest terviseprobleemidest, millega Riina igapäevaselt rinda pistab. Kui ma vahepeal oma peast kinni haaran, see tähendab seda, et mul läheb pähe selline terav valu. Nagu muutub tuimaks lihas, ta liigus, ma pean ta natukene niimoodi väliselt stimuleerimata uuesti tööle hakkaks. Pärast seda, kui mu silm ei avanenud, tekkisid mul probleemid siin neelupiirkonnas, kus mul kadusid ära refleksid, siis köhimis ja okserefleks, mis tähendas seda, et mul läks toit hingamisteedesse ja minu hingetoru ümbritsevad lihased ei tööta enam siiamaani piisavalt hästi. Niimoodi, et ma kipun öösiti lämbuma aeg-ajalt. Et kui mul oli siis see etapp ära olnud, eks ole, et need refleksid siit kadusid ja ma olin sisult arvestanud sellega, et peaks võib-olla hakkama mõtlema, et kuidas ma oma maist vara laiali jagan täpselt. Pärast pausi. Kui ei lähe hästi, siis võib tekkida midagi veel hullemat. Aga see on selline noatera peal käimine, sest rohkemat teha ei saagi. Lihtsalt õnnelik olla, et probleem on ainult ühe silmaga. Riina pidi kuude kaupa käima haiglate ja arstide vahet, et saada selgust, mis tema kehaga pärast vaktsiini juhtus. Lõpuks sai ta diagnoosiks närvipeenkiudude neuropaatia ehk närvipeenkiudude kahjustus ja südamerütmi häired. Kuid sellega asi ei lõppenud, kuna ravi pole andnud tulemusi. Tekkinud on uued sümptomid ja püstitatud on uued diagnoosi hüpoteesid ning uuringud kestavad. Mu närvid on kahjustada saanud. Selle tõttu, et mu enda immuunsüsteem on hakanud valesti tööle ja ei hävita mitte ainult võõraid elemente minu kehas, vaid et ta on siis segaduses ja ründab mu enda keha. Selline asi tegelikult on tunnustatud kõrvaltoime vaktsiinidel. Et võib tekkida selline autoimmuunne häire. Minul ta siis hakkas ründama eelkõige siis minu närvisüsteemi ja eelkõige siis minu närvide peenkiudusid. Et iga poole tunni tagant ma öösel ärkan, kuna mu süda on otsustanud väga kiiresti lööma hakata. Praegu mul oli pähe valu, sest et peas käivad sellised valuhoo. Mõni päev ka ei käi. Mõni päev käib väga palju. Et minu kehas täiesti suvalistel hetkedel mingisugused asjad ei tööta. Kui läheb hästi, langeb ühele poole ja mu immuunsüsteem lõpetab mu keha hävitamise. Kui ei lähe hästi, siis võib tekkida midagi veel hullemat. Aga see on selline noatera peal käimine, sest kõik on ju kogu aeg protsessis. See, mis toimub siin rakkude tasandil, seda ei mõjuta kuidagi mingisuguse sellise lihtsa vahendiga. Ehk siis ka praegu on määramatus endiselt väga suur selles osas, mis tuleb. Vivian on noor ema, kellel algasid vahetult pärast vaktsiini silmaga tõsised probleemid. Nüüd on tal silmanägemine jäädavalt rikutud. Kui ma oleksin teadnud, et see vaktsiin mulle niimoodi mõjub, siis ma kindlasti ei oleks seda teinud. Esialgu mul oligi suur hirm, et ma jäängi nüüd sellest paremast silmast täitsa pimedaks, aga silmaarst nagu ütles mulle, et nad üritavad teha seda, mida nad saavad, et mul mingigi nägemine alles jääks. Ja siis peale seda nad tegid mulle mingi aja pärast selle vitkretoomia klaaskeha eemaldamise operatsioon.
Silma päästmiseks on Vivianile tehtud mitu silmaoperatsiooni. Kui ma pidin näiteks oppidele minema selle silmaga, siis nagu mul nagu tekkiski paanikahoog seal haiglas kohe. Ma lihtsalt istusin ja nutsingi. Silmaarst ütles mulle niimoodi, et täiesti pimedaks ma nagu ei jää nagu mõlemast silmast, aga paremat silma 100% korda ka enam ei saa. Enne vaktsiini tegemist mu tervis oli väga hea. Mu enne oli mul silmanägemine täiesti 100%. Pärast vaktsiini algasid tõsised närvivalud ja arstidel seisis ees võitlus, et Viviani silma päästa. 2 päeva peale esimest vaktsiini saamist siis tekkis parema silma kohale närvivalu ja peale seda kohe nagu tekkis see sügelemine ka. Ta oli siin ühe koha peal ainult nagu mingi valutorgitena, umbes nagu sul nõelaga torgi kogu aeg ühte kohta pidevalt. Valu oli hästi tugev ja siis see pani nagu veel rohkem muretsema mind. Kui ma peaksin 10 palli skaalal seda valu ütlema, siis ta oli selline 8-9. No mul järk-järgult läks see nägemine järjest udrusemaks. Nagu mingi hetk, et kõik oli udus. Meedikud pidasid vajalikuks Vivianile teha ka teine vaktsiinisüst. Pärast teist vaktsiinisüsti probleem silmaga vaid süvenes. No peale esimest vaktsiini mul lükati ju selle teise doosi saamist edasi, nagu et mul ravivad need selle põletiku äkki välja ära ja siis teeme nagu selle teise süsti. Aga peale teise süsti saamist läks asi veel hullemaks mul. See inflektsionist ütles mulle, et mul ei ole vaktsineerimine nagu nende arvates vastu näidustatud, et ma võin 3. ka teha nende arvates, aga ma ütlesin, et ma kindlasti ei tee. Terviseamet saatis mulle meili ja ütles, et tegemist on tõsise reaktsiooniga ja et on vaktsiinikahjustus. Vahepeal ma kodus lihtsalt nutangi selle pärast, et mul nagu olen nagu kuulanud ja nagu usaldanud nagu arste, kes ütlevad, et see vaktsiin on nagu okei ja et tehke, et see ei mõju nagu kuidagi halvasti, aga nagu mulle mõjus halvasti. Ma lihtsalt nutangi oma peatäia jälle ära, sest tekib nagu see hirm, et mis siis saab, kui mul teine silm läheb ka, kuidas ma oma lapse üles kasvatan siis näiteks või kuidas nagu näiteks minu probleem mu last tulevikus mõjutab. Kui mul veab, siis ma pärast hakkan selle paremaga ka nagu natukene midagi nägema veel, aga rohkem et teha ei saagi. Lihtsalt õnnelik olla, et probleem on ainult ühe silmaga. Ma loodan, et ma olen nüüd õpetuseks inimestele, et need nagu 100 korda mõtleksid enne järgi, kui nad midagi teevad. Ja ma tahaks neid inimesi ka väga tänada, et nad on oma probleemidest hakanud kõvema häälega rääkida. Seda ongi vaja, sest ega teisiti lahendusi ei tulegi. Oma haigustest ja probleemidest rääkimine ei ole kerge, aga see, et te räägite, see on väga vajalik, nii et ärge jätke seda ja sellega te toetate tegelikult potentsiaalselt ka neid inimesi, kellel tulevikus võivad probleemid tulla. Vaktsiinikahjustusega inimesi justkui ei eksisteeriks. Koroonavaktsiini kahjustuste meediakajastus on pea olematu. Need inimesed tunnevad, et neid justkui polegi olemas. Minule tundub küll, et vaktsiinikahjustuste teema on väga põrandalune teema, et sellest ei taha keegi rääkida, mitte midagi. Kõik, mis on selle kohta ütle, et see on halb ja vale. Ma olen väga palju õppinud selle koha pealt, ja olen väga palju näinud, mida jätab meedia rääkimata, et neid inimesi ei ole üks. Neid inimesi on palju, aga see on nii kahju, et sellest ei räägita. Kuna nagu ühiskonnas on selline huvigrupp, kes võimendab mitte tõenduspõhiselt ravimi või vaktsineerimise kõrvaltoimeid, siis mulle tundub, et selle tagajärjel välditakse vaktsiinide kõrvaltoimetest rääkimist ja see paratamatult viib ka olukorrani, et kui need inimesed, kellel siis tõepoolest on ravimi või siis vaktsineerimise järgselt kõrvaltoime tekkinud
ja seal siis on siis kas teadaolev põhjuslik seos või võib-olla see põhjuslik seos, siis ka need inimesed on natukene sellise väikse häbimärgiga ära märgistatud, et kui nad nüüd tulevad oma hinnanguga, et mul võis terviseprobleem tekkida vaktsineerimise tulemusena, siis jah, natukene on sellise lamemaalase märk seal juures, et ma nagu täiesti mõistan nagu nende inimeste sellist keerukust, selle olukorra keerukust nendel inimestel. Ravimiametini on jõudnud 350 juhtumit, kus koroonavaktsiin võis põhjustada raske tervisekahjustuse, vaid aeg näitab, kui paljude tüsistused jäävad terveks eluks. 5 juhtumi puhul võis vaktsiin põhjustada ka surma. Osad raske vaktsiinikahjustusega inimesed ei ole võimelised käima tööl ja on jäänud sissetulekuta. Õiglane oleks teha vaktsiinikahju hüvitise saamine pingevabaks. Nüüd seda põhjuslikku seost vaktsineerimise ja selle vaktsineerimise järgselt avaldunud siis tervisehäda vahel ei ole väga lihtne kinnitada, siis tegelikult inimene ei tohiks jääda sinna nüüd hammasrataste vahele, et tema peab ilmtingimata tõendama seda põhjuslikku seost, sest me teame, et seda on äärmiselt raske ja tegelikult ükskõik mis tasandil nagu seostada. Minu teada paljudes riikides, kus on see kompenseerimismehhanism loodud, ongi võetud selline nagu üsna lihtne käsitlus ja kompenseeritaksegi tegelikult ka need juhtumid ära, kus siis võib olla see seos, aga see ei ole kinnitatud. Inimene on isegi juba väga palju kurnatud kogu selles situatsioonis, mis tema tervisega on ja kindlasti ei ole nüüd selle kompensatsiooni saamisel vaja tekitada niisugust rasket kadalippu, et inimene peab veel ka sellele oma tervist kulutama. Saate teine osa avaldatakse 10. mail YouTube'is ja Facebookis. Saade on leitav nime alt Enam ei vaiki. Koroonavaktsiin rikkus mu tervise. Hambade ristis püüan vastu pidada. Mul tekkisid randmetesse valud, nägemisteravuse langus ja topeltnägemine. Kui kahtlustad, et sul on vaktsiinist tekkinud terviseprobleem, siis teata sellest oma arsti ja palu tal saata Ravimiametile teatis. Võid teatise ka ise saata.